Ortodoksia. Tervitus õigeusu huvilistele. Oktoobris 2025 kuuleme Roman Orusaarelt pühakute poole palvetamisest. Liturgilised muusikapalad räägivad samuti meie suhetest pühakutega. Saate pani kokku Piret Brigitta Riim. Soovin head kuulamist. Ehtisid su piiskopi ametit pühaduse rüüga, aga sinu kannatamised tegid tühjaks selle maailma hirmu valitsejate väe, ustavusest oma kõige kallimale sõbrale Kristusele andsid sa vabal tahtel oma elu ja kuulutad seeläbi, et tema kuningriigi headused on ülemad kui kõik kaduvad asjad. Nüüd palume meie sind, palume eest armulise Jumala eest, et ta kaitseks Eestimaad ja kogu meie rahvas, täidaks meie südamed oma ellusega ning laseks meie hingedes oma armuseemned kasvada. Nagu eelmise saate, nii ka seekordse saate materjal on pärit Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Teoloogilise Instituudi täiendkoolituselt 2025. aasta mais, mis oli mõeldud meie koguduste liikmete palveelu toetama. Lugeja ning õigeusu teoloogia üliõpilane Roman Orusaar kõneles pühakute poole palvetamisest. Valikut sellest loengust pakumegi nüüd ka laiemalt kuulata. Juttu ilmestavad erinevad näited meie kiriku lauluvarast. Kes on siis üldse pühakud õigeusu kirikus? On õigeusu kirik ja tegelikult on katoliku kirik, kes pühakuid austavad ja protestantlikus maailmas, milles me tänapäeval elame, pühakute tegelikult teema on väga võõras. Et mina ka, kui ma õigeusu kirikusse tulen täiesti sekulaarsest, mittekristlikust maailmast. See pühakute teema oli alguses võõras, aga kuidagi Jumal niimoodi korraldas, et ma nagu väga kiirelt sain selle omaks võetud. Tegelikult ma näen, et tänu just pühakute eespalvetele mina näiteks õigeusu kirikusse olen jõudnud. Ja kes siis pühakud on meile? Juba 3. Moosese raamat loeme, sest mina olen issand teie Jumal, pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Jumal tegelikult kohe kutsub meid olema püha, ta annab tegelikult isegi käsu, et me saaksime pühaks, sest tema on ka püha, et me oleksime tema ligi, kes on püha ja seeläbi ka pühitseksime end. Pühavaimu läbi on Jumal andnud meile kõigile võimaluse või kutsumuse, aga ka kingituse saada pühaks. Et see peaks olema iga kristlase sihtmärk ja kui me loeme Uut Testamenti, siis püha apostel Paulus kutsub oma kirjades nii Efesose ja Korintose rahvale neid pühadeks. Muidugi, kui me võrdleme ennast meie kristliku praegu inimeste esimeste sajandite kristlastega, siis nemad kindlasti olidki väga pühad seal. Ja see märtellus ja mida nemad läbi elasid, on meiega võrreldes midagi muud. Pühaku lõppeesmärk on jäljendada Jumalat ja saavutada teoosis ehk jumalikustumine. Püha Maximus usutunnistajad 7. sajandist kirjutab, et pühakud on inimesed, kes on saavutanud teoosise. Nad on vältinud hinge ebaloomulikku arengut, see tähendab pattu ja püüdnud elada loomulikku eluviisi. Pöördudes ja vaadates alati Jumala poole, saavutades seega täielik ühtsus Jumalaga püha vaimu kaudu. Teoosis siis on jumalikustumine ja see on see, milleks me oleme kõik kutsutud. Siinkohal võib öelda, et pühakud on eelkõige Jumala sõbrad. Teiseks on nad oma tõelise vagaduse ja absoluutse kuulekuse kaudu Jumalale meelepärased ja seetõttu pühitsetud nii hinges kui ka kehas ning seejärel selles maailmas ülistatud. Kolmandaks, nad on pärast oma lahkumist maailmast igavesse ellu vastu võetud Jumala sülle.
4. paljudele neist on antud eriline arm või soosing, et nad saaksid teha imetegusid kas enne oma lahkumist selles maailmas või pärast seda. 5. neile on antud eriline anne palvetada ja eest palvetada nende eest, kes veel selles maailmas elavad ja võitlevad head võitlust Jumala auks ja enda täiuslikkuseks Kristuses. See eestpalve tuleneb asjaolust, et nad on samuti osa pühade osadusest. Nad jagavad palveid ja häid tegusid kristlastega maa peal ning taevas olevate ülistatud pühade ja veel maailmas elavate kristlaste vahel on pidev suhtlus ja ühtsus. Pühakutest ja nende ilmumisest on näiteks Vanast Testamendist üks näide, on 2. Makabide raamat, kus me loeme, et tema unenägu oli niisugune. Endine ülempreester Onias, kes oli hea ja vaga mees, käitumises tagasihoidlik, iseloomult sõbralik, kõnes väärikas ja kes lapsepõlvest alates oli hoolega õppinud kõike, mida peetakse vooruseks. Tema oli palvetanud, käed välja sirutatud kogu juutide koguduse eest. Siis oli seal samal viisil ilmunud üks mees, kelle hallid juuksed äratasid aukartust ja kelle ümber oli imepärane ja üllas väärikus. Ja Onias oli hakanud kõnelema üteldes, see on Jeremia, Jumala prohvet, kes armastab vendi ja palvetab palju rahva ja püha linna eest. Siis oli Jeremia sirutanud parema käe, oli andnud Juudale kuldmõõga ja oli seda andes ütelnud nõnda. Võta see püha mõõg kingitusena Jumalalt, sellega sa hävitad vastased. Seda, et pühakud ilmuvad inimestele, kes palvetavad, neid lugusid on 2000 aastat täis meil ja pühakute elulood. Ise räägivad sellest, tihti pühakutele ilmuvad teised pühakud, aga on ka lugusid, kus täiesti ilmikutele ja on ka lugusid, kus täiesti inimestele, kes ei ole veel kristlased, ilmuvad tegelikult pühakud. Meil on siin paar väga head näidet meie enda kirikust. Meil on üks preester, siis ta ei olnud veel preester, tema nägi unes sai ilmutuse, kus ta vaatas kirikuksest sisse, ta sai aru, et see on õigeusu kirik, toimus liturgia ja ta ehmatas ära, piilus sealt ukse vahelt ja sealt siis nägi, kuidas altarist preester üle nagu pika ruumi vaatas teda. Pani hirmuga ukse uuesti kinni ja värises siis selle õues ei julgenud kuhugi minna. Tegi uuesti ukse lahti, piilus natukene, et seda ilusat liturgiat. Nägi, kuidas siis altarisse munkpreester jalutas üle juba kiriku tema poole. Pani jälle hirmuga ukse kinni. Ja siis juba tegi lahti ja nägi, kuidas siis see munkpreester tuli välja, armastab ikka vana munkpreester ja õnnistas teda ja läks sisse tagasi. Ja peale seda tekkis tal suur huvi õigeusu kiriku vastu, reisis Kreekasse ja Kreekas siis raamatupoest avastas ühe raamatu, õinunud pühakus, oli püha Porfirius, nägi tema pilti seal ja sai aru, et tema ilmus talle ja tema tõi ta Kreekasse. Nüüd on temast saanud meie kirikus preester. Uue Testamendi raamatust on mõned näited, kus Matteuse evangeeliumis on kirjakoht ja hauad läksid lahti ja tõusid üles paljude pühade ihusid, kes olid maganud. Jälle need pühade puudutus ja pühade ihude ülestõusmine, et sellest on tegelikult palju juttu.
aga heebrealaste kirjast sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist. Kirik näeb, et see suur pilv tunnistajaid, siin on juttu märtritest, pühakutest, kes siis on juba taevas, et teda peetakse juba Jumala juures olevat. Kirik peab siis 6 kategooriat siis pühakuid ja enamus ka kirikuisad neid mainivad ja neid niimoodi nimetavad ja me ka tihti pöördume siis nende pühakute poole just nende kategooriate kaudu. On siis apostlid, kes olid esimesed ja jagasid sõnumit inkarneerunud ja surnust üles tõusnud Kristuses. On prohvetid, on märtrid, kes siis andsid oma elu ja ohverdasid selle ning tunnistasid Kristust Jumala pojana ja maailma päästjana. Märtrid tegelikult kirikuõpetuse järgi on kõige kõrgem pühakute kategooria. Ja kirikus on siis siuke ütlus, et kirik on üles ehitatud märtrite vere peale. Nemad on see vundament, kes kirikut algsajanditest läbi on kandnud. Siis on kirikuisad ja ülemhingekarjased, see on mungad, askeedid ja peale neid on õiglased. Õiglased on siis need, kes on elanud maailmas, õiglaseid on ilmselt kõige vähem. Need on siis näiteks abielus olnud preestrid. Kõige hiljutisemad ja kõige lähedasemad meile siin on näiteks Kroonlinna Püha Johannes, Kroonlinnast, aga ka kes on seotud ja käinud siin Eestimaal ja kes on näiteks perekonna kaitsepühak, kelle poole palvetatakse, et perekonna ühtsust hoida, kes suutis elada väga imeklusväärne elu, soovitan lugeda ja uurida. Teine näiteks Moskvast on Püha Moskva Aleksei, kes elas 100 enne teda. Nemad on võib-olla kõige lähedasemad meile siin Eestis, kes on õiglased. Märtrite austamine, kust on alguses saanud ka pühakute austamine juba algsajandist. Esimesed kristlased juba käisid märtrite haudade peal ja palvetasid, sest et märtrite haudu ja nende siis säilmeid peeti pühadeks. Ja see on juba 2000 aastat kirikus säilinud, et pühakute säilmeid me austame ja ka nende poole pöördume siis või puudutame, anname suud ja jällegi on tuhandeid lugusid
või mitte rohkem imetegudest, kes siis märtrite säilmete puudutuse läbi on siis saanud terveks mingist haigusest. Ja mis märtrite siis ja pühakute säilmetega veel on, et tihti nad eritavad täiesti taevalikku lõhna. Ja on endalgi olnud võimalus, näiteks Essexi kloostris on üks munkpreester, kellel on oma siis väike säilmete karbikene. Kui ta oma kabinetis selle lahti teeb ja laseb seda austada, neid säilmeid seal, siis see tuba täitub automaatselt. Sihukese lõhnaga, mida ei oska mitte kuhugi kategoriseerida. Tõesti jumalik lõhn. See meenutab meile midagi, mis on tulemas. Et Püha Augustinus, juba üks tuntud siis kirikuisa, ütleb juba 5. sajandi alguses, et kristlased tähistavad märtrite mälestuspäevi mitte ainult nende jäljendamiseks, vaid ka selleks, et osa saada nende teenetest ja abi nende palvetest. Püha Basilius Suur samast ajastusest on siis öelnud, et pühakut austada tähendab teda oma elus jäljendada. Püha Paisios, hiljutine suurpühak, ütleb, et me kõik peaksime lugema Synaxarionit, see on siis hagiograafia, pühakute elulugude kogumik. Peaksime siis seda lugema iga päev, sest pühakute elulood lähendavad meid nendega ja muudavad meie hinge, et me oleksime võimelised neid imiteerima oma elus. Et jälle seesama imiteerimine ja nende jäljendamine. Et see pühakute poole palvetamine meie jaoks on suhtlus nendega, kes on elavad. Et nad ei ole meie jaoks kadunud, nad on meie jaoks elavad. Me usume igavesse ellu. Kui me käime pühakute säilmete juures ära, siis see pühak muutub minu arust väga elavaks meie jaoks. Et isiklik kogemus on, kuidas Püha Sofrooni pärast seda, kui tema reliikviate juures ära käia seal krüptis, sealt välja tulles ta oli mulle lähemal kui need inimesed, kes füüsiliselt minu kõrval olid. See lihtsalt tunnetada nii, tajutada kuidagi oma sees ja oma lähedal. Ja muidugi siis pühakute elulugude lugemine, et kirikus siis igast pühakust, kes meil on olemas väike elulugu. Tuntumatest pühakutest on need elulood väga pikad, on raamatuid kirjutatud, kes on vähem tuntud pühakud, nendest on see väga lühikene, aga on kirjutatud elulugu, on kirjutatud nende õpetusi ja on neile kirjutatud ka siis pealaulud, mida me kirikus laulame, trooparid, kondakid ja on ka kaanonid, täitsa pikki siis laule kirjutatud neile. Ja nende lugemine siis, nagu Püha Paisius ütleb, et see lähendab meid nendega, et see loob nendega sideme. Püha Sofrooni, Essexi Sofrooni, tema oma raamatutes kogu aeg ütleb, et enne kui te üldse minu raamatuid hakkate lugema, palvetage minu eest. Palvetage, et loeksite minu raamatuid siis niimoodi, nagu mina olen üritanud kirja neid panna. Te mõistaksite neid samamoodi. Et seal on nagu seos, et me palvetame nende poole, et nad aitaksid meil mõista Jumalat paremini ja kui me mõistame nagu Jumalat paremini, siis me oleme nendega ka lähedamal või lähedasemad. Ja see eesmärk ei ole siis tegelikult nii palju neilt saada mingeid materiaalseid asju, kuigi me teeme ka vahepeal seda ja seal on õrn piir nüüd selle maagiaga, aga et tegelikult see eesmärk on see, et me loeme nende elulugusid, mis on täis alati vapustavaid ohverdusi oma elust. Nad tegelevad ju sellega, mida kreeka keeles nimetatakse genoosiseks, see on enese tühjendamine. Nad tühjendavad ennast täielikult ja täidavad ennast Jumalaga. Aga iga pühaku elu on erinev ja eriline ja see on täis erinevad siis ohverdust, et mõni annabki täiesti oma elu, minnes märtriks, mõni põeb suuri haiguseid ja mõni kannatab mõnel muul viisil. Aga et meie oleme kutsutud palvetama nende poole ja õppima siis neilt, kuidas neid imiteerida, kuidas ise seda sama pühaduse teed siis käia. Piiskopid, suurpürst, märtrid ja pagad, kõik, kes te Aleksandri kuulsad nime kannate. Teie võtsite vaimuliku vaevanägemise ja palve läbi selle maailma asja ja isite nad vallusse. Paluge õiguse issandat meie ainsat Jumalat, et ta hoiaks meie südameid loodud maailma keskel kõige kurja ja kiusatuse eest ja aitaks meil meie seespidises kuningriigis ära tunda oma piiritu armastuse tõelist saladust.
kus me pühakute poole palvetame või kus me nende poole pöördume. Meie kirikus on siis liturgilises kasutuses, on erinevaid kohti. Üks põhilisemaid kohti on siis hommikuteenistuste kaanonis, kus on siis trooparid päevapühakutel. Igal päeval meil on mitu pühakut, meil on vahepeal mõne päeva peal on lausa paarkümmend pühakut, kelle mälestuspäev on. Ja kui on pühapäevased liturgiateenistused ja neile eelnev siis vigiilia, siis kui on tähtis pühak, kes satub sinna pühapäeva peale, siis võib juhtuda, et meil seal kaanonis ka loeme talle mõne troopari ja kuuleme tema elus ja palume tema palveid. Ja kui nädala sees on teenistus, siis nädala sees tegelikult tihti ongi need teenistused mõeldud just selle pühaku austamiseks, kes on sellel päeval. Näiteks kui on neljapäev ja neljapäevase päeva peal on näiteks ongi püha Paisios, siis juba kolmapäeva õhtul peetakse vigiilia, kus on kaanon tema elulooga, tema õpetustega ja sealt me õpime tegelikult siis seda pühakut tundma kirikus käies. Kui me käime ainult nagu pühapäeval liturgial, mis on väga tähtis, aga siis meil tegelikult sealt liturgiast nagu ei tule väga palju läbi seda, millele see tänane päev on pühendatud. See võib tulla läbi jutlusest, aga alati ei tule ka siis läbi. Vahepeal on see pühapäev nii mitmele asjale pühendatud. Seal on mingi kindel püha, seal on mingi suur pühak veel eraldi, siis nagu seda kõike ei jõua ju jutlusest preesteriga kokku võtta. Siis tegelikult need õhtuteenistused, et siis need nagu räägivad sellest. Ja siis kaanonis ka on need lahtiseletused, aga ka juba püha Paisios ütleb, et tõeline palve on alati siis sellele trooparile eelnev hüüd, kus me siis hüüame, et näiteks vaga või püha isa Paisios, palu Jumalat meie eest. Ja see ongi see tegelikult, ma ei tea, kuidas eesti keeles nüüd öeldakse lühipalve, inglise keeles on arrow prayer, Jeesus palve on näiteks see, mis läheb sinna alla. Aga siis ka pühakute poole me palvetame tegelikult siis esuhastlikus vormis just niimoodi, et me palumegi, et püha isa Damaskuse Johannes, palu Jumalat meie eest. Või püha Vassili Suur, püha Aatose Paisios, püha Kavsakaliivia Porfirius või kes iganes või mis veel enam, eks ju, et meil üldiselt, kui me oleme õigeusu kirikus ristitud, salvitud, siis meil on oma kaitsepühak, kelle nime me kanname. Minul on näiteks Romanos kaunilt laulja, siis me pöördume tema poole. Ja soovitatavalt iga päev, nii hommikupalvetes on tegelikult väike koht selle jaoks, palveraamatus on selleks oma koht, aga tegelikult ka igal tööl või mingil ettevõtmisel, mis me ette võtame, et me pöördume oma kaitsepühaku ja oma kaitseingli poole. On 2 palvet, mis me võiksime teha iga päev. Et igale inimesele antakse kaitseingel Jumalalt juba kohe, kui me sünnime. Temal ei ole nime. Tema on sinu kaitseingel, isiklik, täiesti isiklik, ta tegeleb ainult sinuga. Tema poole lihtsalt pöördudki kui kaitseingli poole. Tänad, et ta sinuga on, tänad Jumalat, et ta sinuga on ja palud tema abi igas ettevõtmises. Kaitseingel saab meid aidata ja toetada nii palju, kui me ise laseme. Ja kui me teeme tegelikult nagu pattu, elame ikkagi sükest hooraelu, siis kaitseingel ei saa meile väga lähedal enam. Et see nagu distants nagu aina nagu kaugeneb. Kui meid nüüd ristitakse, salvitakse, me käime pihil ja armulaual ilusti, siis see lähedus jällegi taastub. Ortodoksia. Kus me veel pöördume pühakute poole liturgilises kontekstis on siis proskomiidia palvetes. Preester siis juba, kes alustab tund aega enne liturgiat, alustab liturgiat proskomiidia palvetega, ohvritalle ettevalmistamisega, loeb seal erinevad palved erinevate pühakute eest, meenutab Jumala sünnitajat, kes on kõige kõrgem pühak meie jaoks, Risti ja Johannest, siis juba prohveteid, esivanemaid ja siis juba kirikuisasid. Siis on meil juba 3.–4. sajandist on Johannes Kultsu liturgias olevad anafora palved, mis ongi siis liturgia see kese. Pühitsemise palved on loetud, sellele järgnevalt preester ütleb, et püha prohveti eelkäija ja Risti ja Johannese pühade auliste ja kõigist kiidetud apostlite, siis meenutab neid pühasid, kelle mälestuspäev tänasel päeval on, ning kõigi sinu pühade eest nende palvetel Jumal külasta meid. Ja siin on näha, et mida me jälle palume tegelikult, eks ju, me palume, et Jumal külastaks meid, tuleks oma armuga meie juurde. Me palume tema armu, tema kohalolu. See on võib-olla see, mis see peamine nagu eespalve eesmärk on. Jeruusalemma Kirillos, kes on ka 4. sajandil, siis kinnitab seda ja räägib sellest palvest liturgiliselt juba, et see on siis juba 1600 aastat on meie kirikus
ja nimetab ka täpselt samas järjekorras kõik see palve, et see on 1600 aastat või rohkem veel meie kirikus säilinud. Sausta Kristi rahva ees seisja ja kindel ees paluja looja ees, ära põlga patuste palvedalt, vaid tõtta meile appi kui helde, kes usuga sinu poole hüüame, rutta meie palvele ja kuule meie palve hääl. Sa nende igavene ees seisja, kes sind austavad, oh Jumala sünnitaja. Mul on paar näidet Jumala emale, näiteks meil oli just taeva minemise püha ja selle kaanonis siis, üldse igas kaanonis me lõpetame iga laulu, kokku 9 laulu, iga laulu me lõpetame palvega Jumala sünnitajale. Ja see algab kõigepealt Jumala sünnitaja päästa meid ja siis me ütleme erinevad palved, kus me palume tema eest palveid. Ja üks näite näiteks siis, kõige puhtam Jumala ema, palu alati Jumalat, kes sinust lihasse on tulnud ja isa sülest mitte ära ei ole lahkunud, et ta igast kimbatusest neid ära päästaks, keda tema on loonud. Veel üks teisest laulust oli, palu alati puhas neitsi seda, kes sinu ihust ilmale on tulnud, et ta kuradi pettusest neid ära päästaks, kes sind Jumala ema kiites laulavad. Palume ikkagi üldiselt kaitset, päästet, me tegelikult ei dikteeri enamus ajast, mida me soovime, kuidas see peaks välja nägema. Püüame jääda sinna, et Jumala tahtmine sündigu. Mis iganes viisil siis see Jumala arm peab meie elus ja Jumala kohalolu peab toimima, aga kõige tähtsam on see, et Jumal oleks meiega, nagu Püha Porfiirius ütleb ka, et isegi kui Jumal mind põrgusse saadab pärast uinumist, see on minu jaoks okei, kui see on Jumala tahe, aga tähtis on, et ta ka seal oleks minuga. Ma soovin, et sa ka seal oleksid minuga koos. Juba natuke puudutasime, et kirikus siis tähistame pühakute mälestuspäevi. Need on üldiselt ja alati nende surmapäevad. On need peamised mälestuspäevad, sellepärast, et kirik peab surmapäeva vaimseks sünnipäevaks. Et kui me sünnime siia maailma, siis me sünnime surma ja kui me sureme siin maailmas, siis me sünnime vaimselt igavesse ellu. Nii et see surmapäev on suurem püha alati. Näiteks kui meil tuleb Kristi ja Johannese sünnipäev, mida me väga tähistame jaanipäevana, siin see on suur püha eestlaste jaoks, siis tegelikult kiriku mõistes on see väiksem püha kui tema surmapäev augusti lõpus. Et see on suurem püha. Siis on osad pühakud, nagu ongi Risti ja Johannes, kellel on näiteks vähemalt 5 mälestuspäeva aastas. On tema sünnipäev, surmapäev, siis on tema esimene pealeidmine, teine pealeidmine, 3. pealeidmine. Siis on tema koondmälestuspäev veel. Vähemalt 6 mälestuspäeva on tal. Nii et kes on Johannesed või kelle lapsed on Johannesed ja Risti ja Johannese järgi, siis neil on palju mälestuspäevi, sest et jällegi meie kirikus oma pühaku mälestuspäev on meie jaoks kõige tähtsam päev. See on tähtsam kui meie enda sünnipäev. Me peaksime seda niimoodi pidama. Mina näiteks oma sõprade sünnipäevade meelespidamisega olen väga halb. Nüüd ma olen väga õnnelik, et ma olen õigeusu kirikus, kus ma tean, et nagu ma vaatan kalendrisse ja näen, et seal on näiteks Püha Kristiina mälestuspäev, siis ma võin Kristiinale soovida siin palju õnne. Kui ma tema sünnipäeva ära unustan, siis ma tegelikult saan alati põhjendada öelda, et see ei ole meie jaoks tähtis. Ja mälestuspäevad alla lähevad veel lisaks, siis ongi reliikviate leidmised
Risti ja Johanese pealeidmist on toimunud siis 3 korda, siis on erinevate pühakute säilmete väljakaevamised toimunud või ka Püha Risti näiteks leidmine. Keiser Konstantini ema Helena, eks ju, kaevas Püha Risti välja ja nende tükid on igal pool laiali saadetud nüüd maailmas. Et neid kõiki me austame ka, neid päevi. Püha Paisius on näiteks öelnud, et nendel päevadel, kus on siis pühakute mälestuspäevad, et nendel päevadel need pühakud on kõige nii-öelda lahkemad. Et kui me nendel päevadel nende poole pöördume, nende poole palvetame, et siis nendel päevadel nad on väga lähedal meile ja nad on väga lahked armuandides. Ja neid armuande saab erineval viisil, et üks asi ongi, et me palume, et nad palvetaksid Jumala ees, meie eest, sest me usume, et nad on Jumala kõrval, Jumala juures, aga teine võimalus on, et nad on ka materiaalselt võimelised aitama inimesi. Ja me tihti, me tegelikult ei peaks seda küsima, aga nad teevad seda ikkagi ja aitavad siis, kui me ei küsi. Neid asju on palju üles tähendatud. Üks näide näiteks, et ta on Püha Fonurius. See tõlkes tähendabki nagu leidma või esile tooma, üks suur märter, ja tema on siis kadunud asjade pühak, kes siis aitab kadunud asju leida. Ja minule siis hea sõber käis Küprosel, tõi tema ikooni, teades, et mul iga päev läheb midagi kaduma. Ja nüüd on see ikoon Püha Fonurius minu siis seina peal ja iga kord, kui mul midagi läheb kaduma, siis ma palvetan tema poole ja ma leian selle kohe üles. See läheb võib-olla mõni minut ja ma enam isegi nagu ei otsi otseselt, aga siis juba nagu märkan. Võib-olla tihti on see nina ees, eks ju, aga kuidagi see tähelepanu kaob ära. No isiklikus palves siis me pöördumegi oma kaitsepühaku poole, kaitseingli poole ja südamele lähedaste siis pühakute poole. Tihti juhtub näiteks minu elus ka, ma tunnen, et mul on oma kaitsepühakuga väga lähedane suhe, aga mõni teine pühak on nagu veel lähemal. Ja ma tükk aega nagu mõtisklesin ka, et huvitav, kas on see nagu korrektne, ma peaks ikkagi oma kaitsepühakuga paremat sidet vist looma. Aga Püha Paisius, lugesin tema raamatut, tema siis ütles, et see ei ole üldse nii, sellepärast, et pühakud ei ole kadedad, neil ei ole sükast tunnet. Nad on üldse siit nagu maailmast juba väljas ja nemad on rõõmsad iga siis meie pühaku poole palvetamise eest. Sest et nemad on kõik ühenduses ja meie oleme kõik iga pühaku läbi ühenduses kogu kirikuga. Ja nad on igasuguse pöördumise eest õnnelikud ja tänulikud. See pühakute poole palvetamine ongi tegelikult siis osa heesühhaslikus palves. Mina seda õppisin Essexi kloostrist. 2 tundi on siis iga hommik ja õhtu põhimõtteliselt selline palvereegel. Kõik koos tulevad kokku, nii kirikus elavad mungad nunnad kui siis palverändurid. Ja siis 2 tundi palvetatakse ja loetakse seal 600 korda Jeesus palvet, siis loetakse 100 korda Jumala sünnitajale, kõigepüham Jumala sünnitaja päästa meid, siis loetakse eespalvet, loetakse haigete ja inimeste sinna vahele ja siis loetakse pühakute poole olevaid eespalveid. Palutaksegi siis pühakute palveid, kes on kloostrile lähedased ja alati on seal ka päevapühakud, tänase päeva pühakud ja sellist palvereeglit muidugi oma vaimuliku isa õnnistusel võiks minu arust igaüks pidada mingil määral, et see ei pea olema muidugi see 600 korda ja 2 tundi iga hommik, iga õhtu, see on kloostri kord, aga kas või kui me näiteks Püha Johanese koolis, kus ma töötan, seal me iga hommiku palvus, meil tuleb kogu koolimaja kokku, seal me loeme 10 korda Jeesus palvet, üks osa hommikupalvest, 10 korda Jeesus palvet, 10 korda Jumala sünnitajale ja siis seal on 9 pühakut, kes on koolile tähtsad, iga ühe poole pöördume 1 korra ja siis on ka päevapühak. Ja siuke ka Essexi kloostrist natukene nagu võetud üle, aga vastavalt võimekusele siis tehtud nagu paras amps kõigi jaoks. Sina
Pühakutega käivad koos ikoonid. Pühakuid me kujutame ikoonidel. See on üks asi ka, mis on protestantlikus maailmas väga võõras. Aga meie jaoks pühakud on nagu väike siuke sõpruskond, kellega me suhtleme ja kes on meile väga lähedal südames. Ja muidugi seda ei saa nagu peale suruda ega survestada ja öelda, et igal ühel peaks olema, ma ei tea, 100 pühakut või 50 pühakut, kelle poole ta pöördub. Aga mulle tundub, et see loomulikul teel nagu õigeusu kirikus tekib, et lähed teenistusele, kuuled mõne pühaku elulugu ja see väga puudutab sind südames. Ja sa hakkad uurima ise selle pühaku kohta rohkem, vaatad tema ikooni ja tunned ära järsku, et oi, et ta on nii suur sõber mulle, eks ju, et ta on nii lähedane. Ja siis hakkad kirikutes käima, teistes kirikutes ja igal pool, kus sa teda näed, kuskil ikooni peal läheb kohe süda soojaks. Ma kedagi teist siin kirikus ei tea, aga näed, üks sõber on ees vähemalt või 2 sõpra. Ja tekivad täitsa siuksed olukorrad, et no näiteks Püha Saarovi Serafim, üks suur pühaks siis Venemaalt. Ja temaga meil tekkis kohe enne, isegi kui me saime ristitud ja salvitud abikaasaga, meil tekkis väga nagu isiklik ja lähedane suhe ja tundsime tema toetust. Mitmes kirikus, kuhu me läksime, käisime Eestis näiteks, otsisimegi omale kodukirikut, käisime erinevad kirikuid läbi, et vahepeal astusid kirikusse sisse, ei näinud tema ikoonigi veel, aga teadsid, et ta on seal kirikus. Et nad on nagu nii tugevalt vaimus tegelikult meiega ja kirikus just kohal. Minu arust õigeusu kirikus on ütlus, et kui sa oled tühjas kirikus, siis sa ei ole kunagi seal üksi, siis on alati pühakud kohal. Ja sellepärast ka meie kodus, et Püha Johannes Kultsu ütleb juba 4. sajandil, et meie kodud peaksid olema väiksed kirikud. Ja üks osa sellest on see, et me paneme kodus oma seinte peale ikoonid. Ja minu jaoks isiklikult on see ülimalt nagu suureks abiks. Ikooni peal olevad isikud on pühad ja kujutavad meile Jumalat ja Jumala tahet ja seda pühadust, mis tuleb Jumalalt ja mille läbi nemad on pühaks saanud. Ja iga kord, kui me vaatame mõnda pühakut või pühaku ikooni, minu arust ei saa nagu halvasti mõelda või ei saa nagu ropendada samal ajal või teha midagi, mis on ebasünnis. Ja kuna minu pea on täis igasugu mõtteid ja asju, siis see on väga suureks abiks, et ükskõik kuhu ma kodus vaatan, mul on mõni sõber, kes mind toetab seal nagu palvega kohe ja kelle kohalolu on seal. Sellised ikoonid võiks olla alati kuskil käepärast ja nad aitavad tegelikult suunata meie mõtteid Jumalale kogu aeg. Et see võiks olla see eesmärk. Pühakud on ju tõestus sellest, et Jumal on olnud siin maa peal. Kristus sai inimeseks ja elas siin, et kui meil ei oleks ühtegi pühakut, kes siis nagu tunnistaks tegelikult sellest, et on võimalik elada vooruslikku elu, et on võimalik saada pühakuks. Ja need ikoonid on nagu märgid sellest ka, need jätavad ajalukku maha selle. Sinu ilmumise läbi kaitstud Jumala ema. Pühitseme meie usklikud rõõmuga tänast päeva ja sinu kõige puhtama kuju peale vaadates hüüame andlikult. Kaitse meid oma kalli varjuga ja päästa meid kõigest hädast ning palu oma poega Kristust meie Jumalat, et ta meie hinged oma apostlid armastuse sidemega. Seoga meid suskjaid sulaseid kõvasti senese külge selle sama sidemega. Anna, et meie su käsud peaksime ja teineteist tõesti armastaksime. Jumala sünnitaja palvete pärast, ainus inimese armuline Issand, sa palusid nende eest, kes sind rissi lõid ja käskisid oma sulaseid vaenlaste eest palvet teha. Meie palume sind alandlikult, anna andeks neile, kes meid vihkavad ja meile liiga teevad ja juhata neid kõigest kurjusest ja kamalusest vennalikule armastusele ja heale elule, et meie ühel meelel sind ainust inimese armastajat kiidaksime. Vaatame mõned kirikuisad, mis on öelnud siis pühakute kohta. Aleksandria Clemens ütleb siis juba 3. sajandi alguses. Nii ongi ta, tõeline kristlane, alati puhas palveks,
ta palvetab koos inglite kogukonnaga, olles juba nende sarnases auastmes ja on alati nende kaitse all. Isegi kui ta palvetab üksi, seisab koos temaga pühade koor. Et jälle see, et me ei ole nagu palves kunagi üksi. Kui me pöördume palves Kristuse Jumala poole, siis me tegelikult kohe ühendame ennast kogu kirikuga. Nendega koos ühenduses, kes palvetavad üle maailma ja tegelikult pühakut, näiteks Püha Silvan räägib sellest palju, lõpuks tajuvad kogu maailma. Need, kes ei palveta või ei ole palves, kes on ju enamik maailmas, et nad tajuvad ka nende valu ja tundeid ja see isegi ajab neid veel rohkem palvetama. Origenes, kes ei ole küll kiriku isa, tema ütleb 3. sajandi alguses. Mitte ainult ülempreester Kristus ei palveta nende ees, kes siiralt palvetavad, vaid ka inglid ja samuti pühade hinged, kes on juba uinunud. Kartaago Küprianos ütleb, mäletagem üksteist üksmeeles ja üksmeelsuses, palvetagem alati üksteise eest mõlemal pool surma. Kergendagem koormaid ja kannatusi vastastikuse armastuse läbi, et kui keegi meist läheb esimesena Jumala armu läbi siit ilmast, siis meie armastus jätkuks issanda ees ning meie palved vendade ja õdede eest ei lakkaks isa halastuse eest. Metoodius on öelnud, tervitus sulle igavesti neitsi Jumala sünnitaja, meie lakkamatu rõõm, palume sind kõige auväärsem naine, meenuta meid lakkamatult. Püha Jumala sünnitaja, mäleta meid, kes kiitleme sinus ja laulame sinu igavesti elavat ja hääbumatut mälestust. Et nagu enne ja hästi lühidalt sai ka mainitud, kõige püham Jumala sünnitaja Neitsi Maarja on kiriku siis õpetuse järgi kõige suurem pühak. Et nagu me ka laulame, et ta on kõrgem kui keerubid ja seeravid. Jumala trooni hoidvatest inglitest, kõige kõrgematest inglite astmetest on suutnud Jumalema isegi saada veel pühamaks. Jeruusalemma Kirillos siis 4. sajandi keskel räägibki sellest euharistilisest palvest, mida me enne lugesime ka. Seejärel euharistilise palve ajal meenutame ka neid, kes on juba uinunud. Esmalt patriarhid, prohvetid, apostlid ja märtrid, et nende palvete ja eestkostega Jumal võtaks vastu meie palved. Me palume pühakute eestpalved, et Jumal võtaks vastu meie palved. Süüria Efraim on öelnud, teie võidukad märtrid, kes rõõmuga talusite piinu Jumala ja päästja pärast. Teie, kellel on julgus issanda ees, palvetage meie argade ja patuste eest, et Kristuse arm tuleks meie peale ja valgustaks meid, et me armastaksime teda. Rohkem ei olegi vaja, et me armastaksime Jumalat tegelikult. Et see on jällegi see nagu ülim palve tegelikult, mida me palume endale. Me ei palu asju, me ei palu terveks saamist, me ei palu muud kui hingelist kosutust, et me tegelikult tunneksime, et me armastame Jumalat. See on üks ilusamaid asju, mida me saame tunda maa peal, et me armastame Jumalat ja siis me tunneme ka, et Jumal armastab meid. Ilma selleta me oleme tegelikult depressioonis. Püha Basiliuse liturgias on kirjas 4. sajandi lõpus. Sinu ainusündinud poja käsul oleme pühade mälestuses, kelle palvete ja eestkostega halasta meie peale ja päästa meid oma püha nime pärast. Johannes Kultsu ütleb, kui sind karistab Jumal, ära põgene tema vaenlaste poole,
vaid tema sõprade, märtrite ja pühade juurde, kes olid talle meelepärased ja kellel on suur mõju. Hieronüümus on öelnud, kui apostlid ja märtrid võivad palvetada teiste eest juba eluajal, kui nad alles muretsevad enda eest, siis kui palju enam teevad nad seda pärast oma võitu ja kroonimist. Eelmise sajandi lõpus siis olnud üks suurimaid pühakuid, üks tuntumaid. Püha Aatuse Paisius räägib väga palju pühakute poole palvetamisest. Juba lapsest saadik talle ilmub väga palju pühakuid. Armastav ja hooliv suhtumine on see, mida ta nagu õpetab läbi selle, et kuidas me peaksime pühakutega suhtlema ja Püha Paisius ütlebki, et tegelikult pühakud peaksid olema meile nagu kõige paremad sõbrad. Et nad aitavad meid töö tegemisel. Ja mis on meie see töö? See on palvetöö, see on suurim kristlik töö, mida me teeme. Me seal liturgial koos teenides, aga ka isiklikus palves. Ja nagu parimate sõpradega ikka, et kui sa hakkad maja ehitama ja sul on paar head sõpra, kes sa tead, et on nagu suurepärased maja ehitajad, siis sa ju ei hakka üksi seda tegema, sa kutsud oma sõbrad kappi. Ja nii on ka meil palvetades, et kui me teame, et on nagu meil väga lähedased head sõbrad, kes on nagu tõesti nagu tipp, et siis me ju palume nende abi. Nad tuleksid, aitaksid, toetaksid meid selles palves. Ja Püha Paisius ka ütleb, et me peaksime lugema siis seda Synaksaarionit iga päev. See on pühakute elulood ja tutvuma sellega. Eesti keelde on tegelikult meil tõlgitud päris palju pühakute elulugusid. Ortodoksia pereraadio, eks ju, isa Kristoforus neid samasid pühakute lugusi, seal on aastad kuulamist, neid ette loeb, seal on isa Roman Optina isadest ja seal on erinevate pühakute elulugusi. Ma soovitaks kõik need saated ära kuulata, et see on eestikeelne info, mis meil on olemas. Inglis keeles on muidugi väga palju infot, vene keeles samamoodi. Ja YouTube on muidugi tänapäeval täis dokumentaale nendest hiljutistest pühakutest. Suur tänu, Roman Orusaar. Sellega on tänane ortodoksia saade läbi. Saate pani kokku Piret Brigitta Riim. Soovin helget palvemeelt ning head sõprust pühakutega. Saadet jääb lõpetama Valamu kloostrist pärit kaanon Jumala sünnitajale.
Istuvat nuorukoiset pelasti katsissa Jumalan synnyttäjän synnytys. Se oli tosin kuvauksellinen, mutta ne todellinen. Ja se kutsui yhteen koko valmiirin Jumalaa. Herran luonut laulaen ylistäkään Sinun suloisin poikasi, joka on pukenut taivaan pilviin ja kaunistanut maan ihmeellisesti, on osoittanut sinun ikonisi Jumalan äiti, uutta viiniä vuodattavaksi hedelmälliseksi viiniköynnykseksi. Se parantaa murtuneisuutemme ja poistaa kaiken murheen. Sen tähden me hengellisesti iloitsemme ja jumalisesti riemuitsemme, kun meillä on sinut murheissamme lämpimänä puolustajana. Tulkaa epätoivon murtamat ja maallisten kuormien raskauttamat ihmiset tähän hiljaiseen satamaan, sillä valtiattarin puhtain ikoni hajottaa kirkkaan auringon tavoin murheen pimeyden ja vuodattaa parannusta ja lohdutusta kaikille, jotka uskollisesti laulavat. Iloitse sinä kaikkien ilojen ilo, joka olet itse ilo, oi kaikki hautuas. Jokainen maan päällä syntynyt hengen valaisemaan riemuitkoon, ja viettäköön Jumalan ruumiittomat henkihuomenot. Ja kunnioita Jumalan äidin pyhää Juhlaa kuutakoot. Iloitse
ortodoksia.